Tänavuste Riigikogu valimiste põhiküsimust on meedia väga püüdlikult püüdnud sõnastada. Nagu ka juhtida oma lugejaid nendele poliitilistele väljadele, mida peavoolumeedia arvab või soovib näidata valimiste põhiteemana, põhiküsimustena. See on klassikaline metoodika. Eesmärgiks on poliitiliselt suunamudida ja joonistada erakondadele, parteidele, nagu ka valijatele ette need lahinguväljad, mis peavoolumeedia ja peavoolupoliitikute jaoks on kõige mugavamad, kõige valutumad, kõige magusamad. Sellisel moel veendakse ka valijaid, et just nendel teemadel peab rääkima, nendel teemadel peab küsimusi küsima. Mõne lihtsameelse valija võimepiir ka sellega piirdub ja minnaksegi kaasa massimeedia poolt pakutud lihtsate valikutega. Et siis rääkida teatud sotsiaalsetest teemadest, töötusest, maksudest, haridusest, rikkusest, vaesusest, õiglusest, ebaõiglusest. Kuid teiseks põhjuseks on see, et peletada valijaid ja parteid eemale suurtest küsimustest, mis kõik tegelikkuses puudutavad nii sotsiaalelu, ühiskonnakorraldust, inimeste hakkamasaamist, kuid on eriti olulised, fundamentaalsed mõjutegurid. Need on riik. Kas seda on või ei ole? On ta rohkem või vähem? Riigi rahvaks olemine, rahva otsustusvõime, rahva võimu pädevus, demokraatia ja kõik viimati nimetatud kategooriatega seonduv. President Lennart Meri on öelnud, et igal hommikul tuleb demokraatia määratleda uuesti. Iga päev tuleb demokraatiat ja õigusriiki õppida, meil kõigil. Demokraatia ega riik ei saa kunagi valmis ja on pidevas arengus. Nagu näitab meile reaalne elu, see areng võib olla väga mitmesuunaline. Nii progress kui regress, nii edasi kui tagasiminek, kuid meil ei ole õigust leppida siin kergekäelise suhtumisega, et suva, kuidas see riik läheb edasi või tagasi, las läheb peaasi, et minu hea oleks. Meil ei ole õigust unustada meie esisade võitlust vabadussõjas ega tohi unustada seda, kuidas me laulupidudel laudes unistasime oma demokraatlikust riigist. Õigusest olla otsustaja omal maal, oma maa ja riigi peremees. Õigusest lähtuda oma traditsioonidest, tavadest, komberuumist ja tahtest. Paraku ei ole siin kõik hästi. Me oleme viimastel aastakümnetel liberaalide ja globalistide mõjuväljas viibinuna ära andnud kõige pühamad asjad, millest aastakümneid unistasime, mille eest aastasadu sõdisime, mille eest meie esisad võitlesid ja mille nimel me rahvuslippude lehvides kord seisime Balti ketis. Seadusloome oleme lõviosas andnud ära Moskvast Brüsselisse. Kohtumõistmise kõrgema astme oleme andnud Euroopa kohtule. Majanduse juhthoovad, mis majandust reguleerivad, olgu raha või maksud, ka need oleme ära andnud. Võtnud Moskvast andnud Brüsselisse. Kuigi jah, mõni hetk oli ka meie käes. Iseseisvuse taastamisel rahva poolt endale võidetud õigustest oleme suure osa andnud ära võõrastesse kätesse. Ja mis siin juures kummaline on, just nagu vabatahtlikult. Meile, meie rahvale on sõna otseses mõttes kott pähe tõmmatud. Me oleme kaotamas oma riiki, riiklikku otsustusvõimet, oma territooriumi ja isegi oma tavade üle olevat kontrolli. Meie põhiseadus on devalveerumas. Päevapoliitiliste ideoloogiate abil muudetakse see ambivalentseks ja mitmeti mõistetavaks. Ja rahva tahe ehk võim on sisuliselt olematu. Olla riigirahvas, väärika riigirahvas, see on ju praktiliselt võimatu. Rahvale on antud vaid pisike administratiivne õigus kord 4 aasta jooksul käia parlamenti valimas, teha linnuki kellegi nime taha. Parlamenti, kelle võim on samasugune või isegi väiksem, kui oli seda tsaariaegses Kubermangu valitsuses või NSV liiduaegses liiduvabariigis ENSV-s. See asjaolu on väärikust alandav. Üks minu poliitiline konkurent paar päeva tagasi tänavustele valimistel, kes on kurdab peavoolumeedias, et erakondade valimisprogrammid on demokraatia arendamise asjus ikkagi üsna kidakeelsed. Et see on mõistetav, sest et vanadele erakondadele on niimoodi mugav ja muutused võivad ju kõigutada nende vanade erakondade positsioone. Ta on mu konkurent, vastane, aga suures plaanis ma olen sunnitud temaga nõustuma. Just seepärast rääkisin, et meile mängitakse ette valimiste niinimetatud peateemasid, mis ei puuduta meie riiki ega demokraatiat. Pikemas perspektiivis seob see meid lõplikult sotsiaalpoliitilise lutti otsa, kus meie õigus on kuuletuda sellele, mida teised kuskil kaugel ütlevad, mitte Eestis. Kuidas me oma rahvasreservaadis elada võime või elama peaksime. Meie rahval ja riigi aga otsustusvõime jääbki puudulikuks. See on iseseisvuspuue.
Just seetõttu on rahvuskonservatiivid tulnud Riigikogu valimistele oma paljude oluliste programmiliste seisukohtadega, mille seas on üleskutse päästa Eesti rahvusriik, päästa Eesti õigussüsteem ja meie demokraatia. See on väärtusküsimus, see on väärikuse küsimus. Lõpetuseks, minnes tagasi valimiste põhiküsimuse olemuse juurde, siis kõik räägivad lihtsatest ja loomulikest asjadest nagu hinnatõusud, toimetulek, haridus, riigikaitse, tervis. Kõik nimetatu on väga vajalik. Probleemiks on aga hoopis siin see, et nendel teemadel ju pole vaidlust asja olemuse või vajalikkuse üle, vaid küsimus on nende elluviimise teede osas. Puudub sisuline vaidlus, on tehnilised vaidlused, kuidas nimetatud probleemi lahendada. Suurteks küsimusteks on ja jäävad need, mis on eelduseks kõikide nimetatud probleemide edukaks lahendamiseks ja on ka pikaajalise mõjuga. See on küsimus meie riigist, meie rahvast kui riigirahvast ja rahva reaalsetest õigustest, otsustusvõimest, valitsemisest. Need on küsimused, mille lahendamiseta ei ole võimalik edukalt ühtegi teist probleemi lahendada. Ei vaesuse, toimetuleku ega riigi valitsemise küsimusi. Olgu selleks näiteks päris riigi iseseisvuse ja otsustusõiguse küsimused. Kas valitsejad peavad rahva hääle ja tahtega arvestama? Bürokraatia ja ametkonna valitsemise küsimused ehk siis nii-öelda põhiseaduse moonutamise küsimused ja õiguskultuuri küsimused, aga ka kultuuri terviklik allakäik. Need väärtusküsimused, millised on seotud rahvuslike traditsioonide arusaamadega, kus iga aastaga valitseb üha suurem segadus ja anarhia nagu see, et mis on mõistlik, mis on seaduslik, mis on lubatud, mis on eetiline. Üha suurem segadus võtab maad meie igapäevaelus. Kas neegri laulu võib laulda? Kui mustade õiguste eest võitlemine on väärikas ja lubatud, kas siis ka valgete õiguste eest on see samamoodi? Kas 2 isa on perekond? Kes võivad endale siis tütre osta? Miks abielu tähendusele üldse vaieldakse, kui varasemalt 10 000 aastat on see nii selge asi olnud? Miks Eestis on tippametnikest riigiaadel? Kokkuvõttes see, kas meil on üldse olemas oma riik, mida me juhime ja valitseme või seda ei ole, kas rahva sõna maksab, kas demokraatiat veel meil üldse on, kas me oleme kõrgemat võimu kandev rahvas, riigirahvas või me ei ole seda. Ja kui rahvas on kõrgema võimu kandja, miks ta ei saa siis rumalaid seadusi tühistada, siduvaid rahvahääletusi algatada, presidenti valida, poliitikuid ohjata? Peatame mitukümmend aastat kestnud rahvusriigi stagnatsiooni, taastame demokraatia võimu maadema ja päästame Eesti.